Hei ja Heidi siin ja mul on hea meel täna rääkida sinuga sellisel teemal, kuidas sinu mõtted saavad teoks. Ehk siis sinu mõte on juba tegu, see on juba piiblis kirjas. Nii et räägime siis täna lähemalt, kuidas sina saad kogu seda protsessi natukene ise ka hõlmata. Täna on selline ilus päev ja räägin kõigepealt sellest, et võib-olla sa oled kunagi tundnud seda, et sa oled püüdnud midagi manifesteerida, oma ellu tuua, olgu see siis mingi parem tervis või ilusam keha või parem suhe, aga miski justkui hoiab sind tagasi, et tunned väsimust, tunned sellist motivatsioonipuudust, nii et anna mulle teada, kas see on midagi sellist, mida sa tahaksid kuulata ja ütle mulle tšau, pane mulle like, on ju, jah. Nii et räägime täna siis sellisest ägedast teemast. Ja, ja see on täiesti tavaline asi, sellepärast ma ütlen jumala eest, et kui sa oled kuskil mu grupis, siis inimesed küsivad sama küsimust ikka ja jälle ja inimesed kommenteerivad, ja mind kõnetab see ka. Nii et võib-olla sind kõnetab see ka, sest ma saan palju küsimusi, et Heidi, palun ütle mulle, mis on mu blokeering, mis hoiab mind tagasi manifesteerimast. Ja ma alati selle peale ütlen, et okei, kas sa tahad ise pusida või tahad minuga koos teha. Et kui sa tahad ise pusida, siis täiesti tasuta ma olen loonud sellise kodulehekülje nagu www.energiablokid.ee. Mine lae endale alla juhendid, seal saad pärast videoid, igasuguseid asju vaadata. Nii et mine vaata aluse täiesti tasuta, lae endale alla energiablokkide töölehed, hakka asju toimetama seal, on ju. See on täiesti okei. Aga kui sa tahad minuga, siis väga tore, mul on kiirelt elu muutvad koolituse grupp, kui sa võib-olla oled sees siin. Nii et palju õnne sulle. Ja ma teen ja mul on ka kiire elumuse podcast, on ju, mida sa ka võib-olla oled kuulamas praegu, on ju. Nii et erinevad blokeeringud ja erinevad piiravad uskumused, hirmud, mis võivad sul absoluutselt takistada sinu soovide täitumist. Jah, oled sa, ütle mulle ja, kui sa saad aru, et seal on mingid jamad, on ju, mis noh, tunned väsinuna, ei ole motivatsiooni, justkui ei tee, justkui ei ole, kõik on nii halvasti, on ju, ei ole raha, aega ega energiat, jah. Ja ja üks osa manifesteerimisest ehk siis millegi loomisest, millegi ägeda elu loomisest, siis sa saad kõike seda luua, mis sul elus on, et meil on, mõned inimesed ütlevad lihtsalt, et tead, et ta on lihtsalt nii lucky. Ta on nii lucky, et tal on see korter või kodu või maja või mees või laps või töö, et ta on täiega lucky. Tegelikult see ei ole lucky, tegelikult see inimene on seda loonud, manifesteerinud. Nii et mina õpetan seda siis stardipunktis, et kui sa oled juba stardipunkti liitunud, siis sa tead seda, ma räägin seal stardipunkti ees. Ja see on tõesti väga hea hinnaga. Liitumine praegu on siis super hea hinnaga. Nii et üks oluline osa on siis tõesti, et sa pead aru saama seda, et sa pead uurima, jah, sa pead uurima ja puurima seda oma erinevat takistusi, alateadvust, sellepärast et miks meil on räägime transformatsioonist, me räägime transformatsioonist, me räägime muutusest, me räägime sellest, et me tahame oma elu muuta, seal peab olema transformatsioon. Ja mis on transformatsioon tegelikult? Transformeerimine ehk siis muutumine, ehk siis ma olen selline ja muutun selliseks, teistsuguseks, jah, et ma ei jää samaks, nii et me ei saa mitte keegi samaks jääda, on ju. Et ma ei saa eeldada oma kehalt, et mu keha jääks samasuguseks, nagu ma olin 18-aastane, on ju. Ei, ma olen sünnitanud 4 last, ma olen olnud pea 14 aastat kogu aeg jutirase või imetanud lapsi, on ju. On ju, mu keha on teinud imelist tööd, mul on selle eest väga toredad lapsed, on ju. On ju, nii et väga tubli keha, on ju. Nii et ma täiega armastan oma keha, aktsepteerin, ma olen nii õnnelik, et praegu, kui ma olen vanem, ma saan veelgi rohkem aru, kui tubli mu keha on olnud. Nii et kas see kõnetab sind, on ju? Et sa oled olnud tubli, jah, su keha on teinud head tööd, on ju, kui sa mõtled tagantjärele, nii et ütle mulle julgelt ja, kui sa sind kõnetab. Nii et jätame siis selle nagu siia meelde, lepime kokku, et jah, sa saad aru, et sul on mingid halvad mõtted, mingid kogemused, võib-olla sa võid öelda, et sul ei ole toetavat keskkonda, see on ka täitsa, meil kõikidel on nii, et me mõtleme, et kas mul on toetav keskkond või ei ole ja mõnikord tuleb tegutseda ka ilma selle toetava keskkonnata, on ju. Nii et ma ütlen ka, et
mõnikord mulle tulevad kõnedele naised, kes ütlevad, tead, mul on väike beebi või mul on 2 beebit või 3 beebit või ma ei saa teha seda sellepärast, et mul on need lapsed. Ja siis teinekord mul on naised, kellel on terve posu lapsi ja nad ikka teevad neid asju, on ju. Nii et see on kõik sul siin kahe kõrva vahel kinni. Nii et täna me räägime siin, kui sa mu kaasa elad, küsi julgelt küsimusi, see on täiesti intellektuaalne. Ma tahan sinuga suhelda, ütle tšau mulle, ütle mulle, kuidas sul läheb. Ja täna räägime siis, kuidas tuvastada, eemaldada neid blokeeringuid ja kuidas luua uusi positiivseid uskumusi, mis toetavad meie manifesteerimisprotsessi. Ja täna ma kutsun sind ka siis tõesti, üks asi on see energiablokid.ee, kus sa saad tööle alla laadida. Aga üllatus, ma olen ka tegemas sel kuul ka enesetervenduskõnesid grupis ja üllatus, see on tasuta. Jah, aga sul on võimalik ka erasessioonile tulla minuga, nii et kui sa tahad sellist privaatset asja, tunnike istun sinuga või 2 tunnikest, protsessin sinuga sinu asju, aitan lahendada su sasipundart, siis ka on ju kommenteeri või kirjuta mulle. Lihtsalt kõige lihtsam on, kui sa oled mu meililistis, lihtsalt saada mulle kiri, et tahan Heidiga erasessiooni või sa võid broneerida ka lihtsalt sellised väiksed tasuta kõned on mul ka ja täiesti ongi homseks ka vabu aega, kui sa lähed heidiblumberg.ee kaldkriiks tugi kirjutad sinna üles reale, jah, et siis on need 15-minutised tugikõned ja need on mul tavaliselt kolmapäeviti. Nii, aga hakkame siis pihta siis sellega ja räägime siis annan sulle siis täna selliseid praktilisi nõuandeid ja sa võid mulle täiesti vastu küsida küsimusi. Ma vastan küsimustele, ma olen energiatervendaja, loen blokeeringuid, loen auraauke, kõiki neid asju ma näen ilma sind, ma ei pea füüsiliselt sinuga kokku saama, piisab, et ma tunnetan sinu energiat, jah. Nii et seda ma õpetan ka meditsiinimeediumi kursusel, kuidas seda kõike teha, sest igaüks meist on tegelikult selleks võimeline, on ju. Lihtsalt tuleb jälle blokeeringud ära võtta ja meie elu on hoopis teistsugune, jah. Nii et lihtsalt, kui sa istud või lamad või pikutad vaata autoroolis, seda laivi sa võid ka autoroolis täiesti kuulata, me ei tee siin mingeid selliseid hüpnoosi ega midagi sellist, nii et sa võid täiesti seda podcast'i episoodi kuulata siin, kus iganes sa tahad, nii et teised episoodid on ilusti olemas Heidi Blumbergi YouTube'i kanalil, kui sa ei ole subscriber, mine vaata, heidiblumberg.ee, kaldkriips YouTube on, pane siis subscribe, siis sa saad kõiki uuendusi ka, mis ma seal saadan. Nii, aga reklaamiminut on nüüd läbi, hakkame siis sisuga pihta. Nii et ütle mulle, kas sul on see tunne praegu, et sa lihtsalt punnitad, aga miski hoiab sind tagasi, nii et ütle mulle lihtsalt jaa. Sest kui sa oled sina, siis ilmselt sa võiksid huvi tunda selle tasuta sessiooni kohta, mul on 3 erinevat aega, kuhu sa võid siis ühe aja valida. Et tulla, nii et ma loodan, et kõik mahute ära, mul on selline päris väike Zoomi ruum, nii et kõik ei saa Zoomi tulla, nii et tule siis ainult, kui sa kindlasti saad või sa tunned, et sa pead tulema, et sa tahad ennast ikkagi võimalust leida. Ma annan sulle siis mitmeid aegu seal sessioonile tulekuks, nii et tõesti vaata siis pärast, ma annan sulle ka lingi, kui sa siin soovid, on ju. Nii et ole aktiivne laivis, on ju, ja ole siin ka siis aktiivne kuulamine juttu. Nii et nagu ma ütlesin, see on tõesti väga-väga levinud tunne ja sageli on selle põhjuseks siis alateadlikud blokeeringud, et meil on siis see teadlik teadvus ja alateadlik teadvus, jah. Alateadlik teadvus on siis öeldakse 95% ehk siis seal siis tegelikult kõik need asjad juhtuvad siis on ju, meie mõtted on ju, millest ma rääkisin juba, piibel ütleb, et mõte on tegu on ju. Need kõik tulevad alateadvusest on ju, kõik need ihad, tungid, need pahad mõtted, need head mõtted, need tulevad kõik alateadvusest ja igasugused piiravad uskumused, mis me oleme saanud lapsepõlvest või oleme mingi šoki saanud, mingi trauma on ju endale saanud, on ju, siis need on kõik seal kuskil seal alateadvuses on ju. Ja isegi igasugused emotsionaalsed haavad on tõesti, mida me pole veel täielikult tervendanud. Jah, nii et see võib olla tõesti see sisemise lapse teema on ju, kiindumissuhte probleemid on ju. Ja kui ma räägin kiindumissuhtest, siis kiindumissuhe võib meil olla iga asjaga, on ju, ma ei räägi ainult partnerist, et mul on kiindumissuhe näiteks oma partneriga või on mul kiindumishäire näiteks oma partneriga, jah. Mul võib olla kiindumishäire ka mingi sõpruskonnaga, mul võib olla kiindumishäire ka näiteks oma töökohaga, oma firmaga, oma lapsega, on ju, oma vanemaga, on ju, nii et
kui sa ei ole kõiki neid häireid nii-öelda veel tervendanud, siis tere tulemast klubisse. Eks seal on väga palju inimesi, ma ise ka tegelen oma kiindumishäiretega, sest enamus lapsi, kes ei ole kasvanud nii-öelda sellises toetavas peres, kus teda siis igati toetatakse, enesehinnangut upitatakse, kes ei ole käinud sellises lasteaias ja koolis, kus last julgustatakse olla siis tema ise, siis neil on ikkagi see kiindumishäire, nii et suure tõenäosusega on sul ka see, sellepärast et tavaliselt ikkagi juhtub neid asju, et pigem nagu ei toetata, ikkagi kritiseeritakse ja isegi kui vanemad arvavad, et ma tegelikult toetan läbi kritiseerimise õpetuse, sa ei tea, kuidas laps seda võtab, on ju. Nii et sa ei tea seda, kuidas võetakse, nii et see on täiesti selline bingo, on ju, et kuidas sa selle lapse nüüd kasvatad ja kogu aeg punnitad siis ikka, et see laps oleks ikka enesekindel ja teaks, kes ta on, et ta on piisav ja väärtuslik ja ilus, tark ja osav ja ikkagi siis võivad tulla need kahtlused siis kus iganes kohas, kas või vaatab ajakirja Kaant, kus on photoshopitud inimene ja ta mõtleb juba, et ta ei ole piisav, on ju. või kõik need ilusad filtrid TikTokis, Instagramis, Facebookis, on ju. Oled sa minuga kaasas, jah? Nii, aga räägime siis siit edasi. Hea uudis on see, et neid takistusi saab ületada ja kui sa seda teed, avanevad uksed siis sinu soovide unistuste realiseerumiseks palju kiiremini ja kergemini. Nii et kui sa näed selliseid inimesi, kes justkui on päikesed ja säravad ja neil justkui kõik läheb hästi ja nad teevad nii palju asju, siis usu mind, nad on väga palju tööd teinud endal selle sisemaailmaga. Jah? Ehk siis sinu sisemaailm peegeldab siis seda välist maailma. Ja mis meid siis tagasi tegelikult inimestena hoiab, on siis paljud meist ei ole üldse teadlikud, mis täpselt meid tagasi hoiab. Jah, ei ole teadlikud, jah. See võib olla midagi nii lihtsalt nagu hirm ebaõnnestumise ees või midagi sügavamal tasandil, näiteks siis lapsepõlves sa võid olla omandanud sellise uskumuse, et sa ei vääri edu või armastust, jah, või seda on raske saada, on ju, midagi on raske saada, on ju, või hoida, jah. Ja siin on mõned kõige levinumad takistused, mida ma olen oma klientide juures märganud, ma räägin sulle mõned läbi, sina ilusti küsi küsimusi siin, ma vaatan kõik siit chatist ära, on ju. Nii et esimene asi, millega inimesed kõige rohkem libestuvad, on siis ikkagi need piiravad uskumused, nii et stardipunktis on mul mitu moodulit selle kohta, kuidas neid ületada, mida nendega teha, on meil tervendamissessioonid, kõned, asjad, on ju. Nii et piiravad uskumused on need mõtted ja veendumused, mis hoiavad meid tagasi. Nii et mul on ka neid, of course on ju. Aga ma olen nendega mugavalt nii-öelda nende piiravate uskumustega ja mõned piiravad uskumused on väga kasulikud, jah. Väga kasulikud meie ühiskonnas, jah. Näiteks mis aga ei ole kasulikud uskumused, näiteks kui sa oskad lihast testida või sa juba tead, et sul see uskumus, sa võid öelda, et jaa, mul on see olemas, on ju. Näiteks selline uskumus, ma pole piisavalt hea. Jah, ma ei vääri seda. Või siis edu on raske saavutada. Ja need uskumused võivad olla nii sügavalt juurdunud, et ma isegi ei märka neid, kui need mõjutavad minu otsuseid ja tegevusi igapäevaselt. Jah, oled seda kunagi märganud, et see siis tõesti igapäevaselt sa tunned, et oledki kurb, mott on väike, emotsioonid on üleval, on ju, nutad, on ju, kõik need uskumused on selles süüdi, on ju, nii et igasugused hirmud ja kahtlused on ka samamoodi, et hirm ebaõnnestumise ees on ilmselge, kui ka hirm edu ees võib olla suur takistus. Et näiteks ma olen neljapäeviti tegemas online'is ja Tartus kella 9-st kella 10:45 siis ettevõtjate kohtumisi ja väga paljud isegi ei julge sinna tulla. Mikspärast ei julge tulla? Hirm edu ees. Äkki ma saangi targemaks, äkki mind tuuakse nähtavaks, äkki midagi juhtub sellist asja, et mu nähtavus plahvatab, on ju, mida iganes, on ju. Nii et hirm edu ees võib ka olla selline asi. Jah. Ja mõned inimesed kardavad, et nad saavutavad oma eesmärgid, muutub nende elu liiga palju või nad kaotavad midagi olulist. Jah. Ja samuti võib olla siis hirm kriitika, tagasilükkamise või isegi vastutuse ees. Jah, nii et kas see kõnetab sind, näiteks vastutus on ju, et miks paljud mehed lähevad stressi, kui nad saavad näiteks teada, et nad saavad isaks.
jah, et see võib juhtuda ka meestega, kellel on juba mitu last, on ju, ja siis ma mäletan, kui meil 4. laps sündis, Levis läks täiesti või noh, ma andsin talle teada, et meil tuleb 4. laps, ta sel õhtul läks täiesti plokki. ma mäletan seda nii selgelt, sellepärast et ta just oli mõelnud, et tead, meil on 3 last, on ju, meil on, mina pilt oli seotud 3 lapse isana, on ju. nii et see 4. laps oli nii, et samal õhtul tal oli klassi kokkutulek, ta käib iga aastal tõesti klassi kokkutulekutel ja, ja see oli klassi kokkutuleku päev. ja ta magas kogu selle klassi õhtu maha lihtsalt diivani pealt, pärast ta näitas mulle pilte, kuidas ta lihtsalt oli maganud, sest kehas oli nii suur stress. ja magamine on loomulikult üks väga hea stressi leevendamise vahend, on ju, nii et ütle mulle ja kui see sind kõnetab, et kui sul on stress, siis ja sa suudad magada, siis see tegelikult aitab väga palju. jah, keha juba ise hakkab alateadlikult protsessima, isegi kui sa ei oska protsessida, on ju. nii et igasugused sellised asjad, et tõesti võib olla see vastutuse ees hirm, et kas ma saan hakkama, mis siis saab, on ju. et ma käitungi siis juba vältivalt, on ju, mul on see kiindumishäire näiteks mingil teemal, on ju. ja ma käitun vältivalt, jah. Siis emotsionaalsed haavad, jah, jälle minevikus kogetud valu nagu tagasilükkamine, kaotus või alandamine. jah, häbi. jah, väga-väga tugevad emotsioonid, väga negatiivsed, madalad, elavad sinuga aastakümneid. mul on kliendid, kellel on aastakümned olnud need valu, tagasilükkamine, kaotus, alandamine. ja see võib tõesti jätta jälje, mis mõjutab meid ka täna, jah. kui me neid haavu, pole neid tervendanud, neid haavu, võivad need takistada siis edasi liikumast sind, jah, ja oma täielikku potentsiaali avamast, et sa nagu jäädki kuskile kinni ja sa mõtled võib-olla, et oleksin võinud seda teha, oleksin tookord võinud nii käituda, on ju, miks ma talle nii tegin, on ju, miks ma olin selline, on ju, jah. nii et ma arvan, et kui sa mõtled tagasi oma elule, siis sa võid mõelda, et tunned midagi, et oleks tookord võinud selle võimaluse võtta, aga midagi oli seal ees, on ju, jah. kõnetab see sind, jah? mingi väga hea võimalus, ma olen 100% kindel, et sul on elus mingi võimalus olnud, mida sa oled lihtsalt mööda lasknud, jah. nii et kõikidel siin grupis on. nii, ja nagu ma enne rääkisin, on ka see keskkond ja välised tegurid see võib olla su ümber inimesi või olukordi, mis loovad takistusi, jah. ja need takistused ongi, et sinu peas jälle kinni, et okei, see olukord on mul, kas sa pead kedagi hooldama, oma lähedasi, lapsi, kas sa pead võib-olla sul on inimene kõrval, kes on haige, kroonilise haigusega, puudega. võib-olla on tunned, et sul ei ole vahendeid, on ju, teadmisi, on ju. sellised erinevad asjad võivad siis tõesti olla, mis sind see keskkonnas nagu mõjutab. aga hea uudis on see, et on võimalik oma energia muuta keskkonnakindlaks. nii et kui sa kohtud inimestega, kellel on väga-väga rasked lood ja nad on midagi teinud, siis ongi see energiakeskkonna kindlaks muutmine. et sul võib olla laps autist, sul võib olla, ma ei tea, tõesti, mis iganes selle lapsel viga võib olla. ja ikkagi sa näed, et need inimesed justkui elavad täiega oma elu, on ju. no see on nagu fantastiline tegelikult ja mis seal on, siis nad on muutnud oma energiakeskkonna kindlaks. nii et kui sina veel seda ei oska, siis õnneks see on õpitav, jah. nii et tõesti negatiivsed või nõrgad, toetamatud inimesed meie ümber vähendavad meie enesekindlust ja panna meid kahtlema oma võimetes. nii et see võib olla sul näiteks sinu enda ema või isa või lapsevanem, on ju, või sinu elukaaslane, on ju. see võib olla keegi, kes kogu aeg nagu paneb ennast lapse rolli, on ju, jah, selle asemel, et võtta vastutust enda ees kui täiskasvanuna, on ju, jah, sellepärast, et 18 sa oled täiskasvanu, nii on. sa pead ise võtma vastutuse oma sissetulekute eest, oma väljaminekute eest, oma kulude eest, oma suhete eest, enda energia eest, oma elu eest, oma haiguste eest. see on lihtsalt nii juba seadusega seatud, on ju, jah. ja lapsevanemana samamoodi, on ju, sa ei saa kohustada oma last ennast toetama ei rahaliselt, emotsionaalselt, füüsiliselt, see ei ole lihtsalt okei, jah, sa ei saa kohustada.
minu juurde tuleb päris palju naisi, kes tegelikult on sellises kohustuses, nii et siis ma jälle aitan, et kuidas neid piire seada, kuidas seda kõike toime panna ja kuidas seda muuta. Alateadlikud mustrid ja harjumused on igasugused harjumused ja mõttemustrid võivad meid kas toetada või takistada. Ma arvan, et sa oled 100% sellega kindel, on ju. Nii et tule selle kuu väljakutsele, vaata, on ju. Stardipunktis me paneme ka korduseid, nii et seal on ka iga väljakutse korduse, kui stardipunktis oled. Nii et me oleme harjunud keskenduma negatiivsele. Meie aju lihtsalt on selline, et meie mõistus keskendub negatiivsele. Ja see on harjutamise asi, et sellest välja saada, sellepärast et millele sa fokusseerid, see kasvab. Jah? Millele sa fokusseerid, see kasvab. Ma võin fokusseerida sellele, et õues on külm, aga ma võin fokusseerida sellele, et õues on kevad, linnud laulavad, ei ole porine täna Tartus, kui ma vaatan aknast välja, ma võin minna kõndima täna või jooksma. Eesti on vaba, õhk on puhas, mul on kõht täis, mul on kõik hästi, on ju, mu lähedased on õnnelikud ja rahul oma eluga. Ma võin keskenduda hoopis nendele asjadele, on ju. Ja, ja see ongi see, et sa pead keskenduma sellele positiivsele ja vältima igasuguseid väljakutseid, kus inimesed trigerdavad sind selle negatiivsega, et kui sa ikkagi näed, et sa ei saa hetkel mitte midagi teha selle negatiivse fooniga, sa ei saa mitte midagi teha, et isiklikult täna, et lõpetada Ukraina sõda, et, et muuta Eesti valitsus kuidagi töökamaks, on ju, et lõpetada konfliktid maailmas või riigis või mingi inimese sees, on ju, siis ära fokusseeri sellele. Tee midagi muud, mida sina saad iseenda jaoks teha, on ju, mida sa saad teha. Või sa hoopis väldid väljakutseid, jah? See ei ole ka okei, on ju, et sul on probleem ja siis sa paned pea liiva alla. Jah, see ei ole ka okei, on ju. Usu mind, ma olen selles kohas olnud, nagu Joanna Lind paned pea liiva alla ja äkki läheb ära, jah. Äkki läheb see probleem ära ja võib-olla mõnikord läheb ka mingi 1% läheb ära, aga suure tõenäosusega see probleem ei lähe ära, see läheb koledamaks. Jah, see läheb koledamaks. Nii. Ja, ja siis ja ongi, miks me väldime neid väljakutseid, seepärast et see muster on ju, see uskumus on ju. Ja need on tavaliselt automaatsed ja alateadlikke ja kui neid tõesti saab muuta, siis teadliku töö ja praktika abil. Jah, kui sul on õiged töövahendid, sa tead, kuidas töötada. Et see on nagu tänuväärne, et tõesti Eesti koolides õpetatakse lastele juba emotsioonidega tööd, aga võiks natuke rohkem veel õpetada, et on neid erinevaid tehnikaid, et okei, see vaikuse minutid on tore ja kõik, aga ka aru saada, et mingid asjad on okei ja mingid asjad ei ole okei, on ju, ja kuidas siis nendega nagu leppida, mis ei ole okei, on ju. Nii et jah, sellest ma võiksin veel rääkida. Julgelt küsi, ma täna siin lõpus loen ka mõningaid energiaplokke, et sa võid julgelt küsida oma küsimuse, kui sa siin otse oled. Ja otse siis on võimalik sul olla siis minu Facebooki grupis Kiired elu muutvad koolitused. Nii et kui sa tahad mu videodes otse olla, siis liitu kindlasti Facebook grupp Kiired elu muutvad koolitused, jah. Nii et kindlasti küsi, kui sa tahad oma blokeeringuid, mingeid küsimusi, mida iganes, küsi ainult julgelt. Nii et võtan korraks ühe lonksu sinna oma hommikust kohvi. Ma armastan juua seda musta kohvi, ta on täitsa päti kohvi nii-öelda, ma panin siia puru ja kuigi meil on ka see fancy'mad masinad kodus, siis mulle meeldib selline kohvi. Ja ma annan sulle nüüd mõned sammud, 7 sammu nüüd, et kuidas siis siit uskumusest vabaneda ja sa võid seda teha loomulikult ise, nagu ma ütlesin, energiaplokid.ee, mine lae töönädal, hakka pusima, aga kui tahad, tule minuga energia tervendamise kõnedele, tule stardi.ee-sse, tule siis osalema. Ja üks on siis mõned sammud, mis aitavad sul edasi liikuda, jah. Ehk siis teadusta oma blokeeringud. Esimene asi ongi, et sa pead aru saama, et vau, et see on väga suur osa, mida me ei tea, et on valesti mingid asjad. On ju, oled nõus sinuga, et mingil hetkel sa hakkad lihtsalt vaatama, et vau, et
võiks hoopis nii teha, on ju. Ja sa õpid selle mingi uue meetodi, on ju, või mingi uue viisi, kuidas midagi teha. jah, ma rääkisin eilses laivis ja kui sa siin grupis oled, siis vaata eilset videot ka, kus ma rääkisin, kuidas ma avastasin näiteks, et ma tahan endale suurt perekonda, jah. nii et täna ma räägin sulle siis võib-olla sellise hea loo, et näiteks mul oli nagu tükk aega probleem, et kuidas näiteks oma riidekappi sorteerida, kuidas hoida mitte ainult enda riidekapp korras, vaid mul on ju 6 perekonnaliiget, on ju, jah. Kuidas hoida nende kapid optimaalsed, kuidas võidelda pesuuputusega, on ju. Sellised küsimused, on ju, et kui sa oled suurpere ema, siis paratamatult sa kogu aeg pesed ja selles peaks sul hea meel olema, sest sul on palju lapsi ja jumala eest mulle meeldib, et Helena meil aias hüppab oma takistusi siin kepphobusega ja kukub põlvili ja porimülkas käib, on ju. Jumala eest, las laps liigub. noh, fakt on see, et ma pean need porised püksid ju ära ühel päeval pesema, on ju, ja võimalikult ruttu oleks soovitatav, sest ta tahab ju uuesti neid jalga panna, on ju. just neid oma lemmikpükse, on ju, jah. nii et kas see kõnetab sind? nii et esimene ongi, et teadvustama blokeeringud ja ma ei teadnud üldse, et noh, mul kapil midagi valesti on, et ma lihtsalt tegin nii, nagu minu kodus tehti, pesti asi ära, lapiti asi ära ja pandi kappi. Siis ja olidki siis kapis olid riided, on ju, jah. kuni ühel hetkel ma sain aru, et tegelikult mul oli hästi üllatus jälle see naabritüdruk, on ju, Sirle, nii et väga tore, tal oli selline hästi korralik ema ja ta oli ise ka hästi selle korralik. Ja triikis kõik oma riided ära. noh, mul oli see ikka väga huvitav, et ta tundide viisi triikis riideid, jah. nii et tal oli siis kodune ülesanne, kus ta siis triikis kuni aluspüksteni välja, on ju, jah. ja mina olin siis oli seal kõrval ja ma aitasin tookord tal matemaatikat, inglise keelt õppida ja olin tast vanem ja käinud nii-öelda heas eliitkoolis, on ju, Tartu Teises Keskkoolis, Minerva gümnaasiumis, tema oli siis siin kohalikus koolis ja ma siis tavaliselt ma siis lihtsalt nagu olingi, hängisin, rääkisin sel ajal, kui ta triikis temaga juttu, on ju, või kuulasime mingit muusikat a la mingit Madonnat või noh, midagi sellist tolle aja muusikat, Michael Jacksonit. ja siis ja siis ma hakkasin ka triikima riideid, on ju. ma nagu lihtsalt nagu vaatasin, et oh, et teksad näevad oluliselt paremad välja, kui neid triikida, on ju, oled nõus, on ju? nii et ma hakkasin ka triikima riideid, aga minu peres üldjuhul nagu teksasid väga ei triigitud, oligi nii, et nad lihtsalt pesti ära, nad kuivasid ära ja sa panid täigad püksid jalga, onju. aga see oli nagu täiesti, kui ma ei teadnud, et see triikimine annab selle midagi juurde, siis ma ei triiginud neid pükse, onju. nii et siis aastaid edasi läks, õppisin KonMari meetodi ära. oled sa kunagi kuulnud KonMari meetodist koristusest, jah? nii et mulle hakkas see raamat väga meeldima, see Jaapani korrastuskunst. mulle hakkas minimalism hästi meeldima, on ju. ja ma isegi käisin koolitustel, on ju, et nii välismaal kui Eestis, et ma nagu mingi hetk nagu õppisin, et kuidas siis nagu organiseerida kõike seda, on ju. kuidas täpselt, mida mul vaja on ja ma ei olnudki teadlik näiteks, et mul on koristamiseks vaja mingeid karpe, on ju, või mingeid asju, et nagu sorteerida asju ja mida mul kõike vaja on, et noh, mu silmad kogu aeg läksid suuremaks, et oh kui äge on ju. et selliseid asju nagu vaja on. ja siis ja ühel hetkel ma siis õppisin ära selle sorteerimise, on ju, jah. ja väga mõnus on ju, jah, väga mõnus ja väga otstarbekas. nii et ma ei teadnud sellest siis, kui ma olin päritoluperes, aga nüüd ma tean, on ju. ja loomulikult ma ei saa oma päritoluperet sellest süüdistada, sellepärast et see ei ole tõesti oluline. noh, see ei ole tegelikult oluline asi, aga kui see mulle meeldib, ma võin sama hästi ju ka sorteerida oma asju, ma võin ka panna nii asjad, et ma tean täpselt, kus mul need asjad on, on ju. on ju, nii et ma võingi need riided ilusti ette valmistada ja triikida, sest mulle lihtsalt meeldib käia riietega, mis on näiteks triikitud, on ju, jah. nii et ja täiesti okei on aktsepteerida inimesi, kes ei triigi riideid, kes ei tee KonMarid, kes ei tee kõiki neid asju, on ju, see on täiesti okei ja fine, on ju. nii et ongi see aru saada, et kas sa tahad seda või ei taha, see on sinu enda valik, on ju. samamoodi ma võin valida, et ma valin ju igapäevaselt seda, mida ma söön, mida ma joon, kas ma magan pikalt, kas ma magan vähe. nii et sul on kogu aeg valikud, on nagu meeletud valikud ja need valikud ei maksa üldse raha, on ju. ja siis need ongi, mida paremaid valikuid sa teed, seda ägedam see on ju.
nii et ongi vaja siis teadvustada need blokeeringud, nii et seda võid teha aeg, küllus, raha, armastus, töölehed on mul siis olemas, need on kõik seal tasuta sul allalaetavalt, mine energiablokid.ee, www.energiablokid.ee, saad alla laadida endale, täiesti tuleb postkasti, sul PDF-id, trüki välja, hästi printeri sobilikud, tee seal kõik, vaata asjad ära, mis sul seal on. Ja kui sa tahad nende kohta koolitusi, siis need on stardipunktis, et kus me protsessime kõik need kustumised ära, stardipunkt.ee. Ja et esimene asi ongi, et saad teada nendest takistustest, mis sind tagasi hoiavad. Ehk siis see on juba suur asi, kui sa tead, et ma ei julge Facebook Live'i teha, sellepärast et ja siis 3 mõtet, miks sa ei julge seda teha, on ju. Ja, ja, ja küsi siis endalt, et mis on siis see, mida ma kõige rohkem kardan, mida ma kõige rohkem kardan või millised uskumused on mul selle kohta, mida ma tahan saavutada. Näiteks väga head küsimused, lihtsalt kirjuta ülesse, kui sa seda siin kuulad, pane mind pärast stopi peale, kirjuta ülesse ja vasta nendele endale, vasta see laivi alla, miks mitte, on ju. Ja kui sa suudad neid takistused tuvastada, saad hakata nendega teadlikult tegelema. Ehk siis see teadlik meel ongi see, et oo, ma näen, ma tahan seda, mul on probleem näiteks, et ma tahan seda, see tõeliselt häirib mind, see teeks mu elu niivõrd palju lihtsamaks, kui mul seda probleemi ei oleks, on ju. On ju. Ja siis sa saad hakata siis action'it tegema, on ju. Jah. Nii et seda muutma. Teine asi on siis täiesti tervendada oma emotsionaalsed haavad. Jah, emotsionaalsed haavad on siis igasugune tervendamine on oluline samm, et vabastada oma minevik siis koormast. Ja üks minu lemmikuid on tõesti nipsumeetod, mida ma siis õpetan, on ju, või siis teha rahuprotsessi, mis aitab vabastada igasugused emotsionaalsed blokeeringud, luua sisemist rahu. Tegelikult on neid igasuguseid inimesed leiutavad iga päev uusi uskumuse muutmise nagu meetodeid. Ma ei saa öelda, et üks on parem või teine, nad on lihtsalt väga erinevad, on ju. Nii et kui sul on oma meetod, jumala eest, kas sa teed koputamist või mida iganes sa teed, on ju, jumala eest, kui sa oled rahul sellega, siis tee seda edasi, on ju. Nii et põhimõtteliselt sa pead lõpuks saama, see meetod peab nii hästi seal töötama, et sa tunnedki ennast nagu vaba nagu lind selle meetodi kasutamisel, nii et minu meetodid töötavad siin 3-4-5 minutit, on ju, ja sa oled sellest vaba, on ju, nii et ma olen ise ka näiteks rännaku meetodi abitreener olnud suurtel Brandon Bay üritustel ja noh, rahuprotsess on näiteks selline protsess, mis on peab 2-3 tunnine, on ju. Et see on pikk, nii et noh, tegelikult me oleme viimase 20 aastaga on inimkond nii palju saanud abi nähtamatust maailmast. Ma räägin tõesti, et tulnukad on saatnud siia igasuguseid häid meetodeid ja asju, et Jumal on aidanud, on ju, leida inimestel arusaamist rohkem piiblist, on ju, et kui ma ka räägin siin piiblitekste, siis noh, see on kõik piiblis kirjas, on ju, mingid väga asjad, et me võime ma ilmselt peangi mingi laivi eraldi tegema, et mis asjad on manifesteerimise kohta piiblis kirjas, on ju. Need on seal kirjas, kui sa loed piiblit ja mina loen piiblit, on ju, jah. Nii et selles mõttes see see ei ole mingi väljamõeldud uus asi, on ju. Nii et piibel ütleb ka, et andesta oma lähedasele, on ju, pööra teine külg, on ju, jah. Nii et tervenda emotsionaalsed haavad ongi see teine samm, on ju, mis siis teha, on ju, et sa tead nüüd oma blokeeringud, sa näed, et oh, mul on need asjad, ma usun neid, ma mõtlen sellest, need on minu blokeeringud, on ju, siis sa näed, oi, väga hästi, on ju, Heidi ütleb, et väga hästi juba. No ma ei tea, 45% on tehtud, on ju, jah. Nii et lähme siis järgmise sammu juurde. Ja see on siis emotsionaalsete haavade tervendamine ja see on tõesti see, et mul ei tumbu süda kokku, on ju, kui ma mingi asja peale mõtlen, mul ei tule pisarad, ma ei tunne ennast halvasti, mu hääl ei hakka värisema, kui ma räägin mingist olukorrast. Jah, see tähendab, et sul on tervendatud see haav, et ma võin minna ja ära läga oma lugu, kui sa oled veel seal valusas kohas ja nutad ja plahistad, see ei ole see koht, kus sa oled inspireerija, on ju. Sa pead olema see, kui sa oled selle tervendanud ära, sa võid vabalt rääkida sellest, on ju, sa oled ennast juba aru saanud, et sa ei ole enam selles kohas, on ju, sinu alateadvus on aru saanud, et see on nagu minevik, on ju, jah. Nii et väga oluline on vabastada end mineviku koormast, sellepärast et need igasugused emotsionaalsed haavad nagu täiega nagu sõidavad sisse su elusse, jah. Oled sa nõus minuga, ütle mulle jaa. Ma vaatan teie kommentaare, ütle mulle jaa, kui sa siin oled, jah. Nii et tšau, jah, tšau, Eveliin, jah, tšau, iga kord vaatan, et see meremaal on nii ilus. Oh, aitäh, see on Hawaii muide, jah. Aitäh, ma tegin selle aastaid tagasi, näed, selline.
jah. Mm. Panen sulle meremaali siia rohkem taha, ma kolin natuke siiapoole. nii nii et ja see igasugune emotsionaalne haav on see on ka näiteks keegi on sind alt vedanud või petnud, on ju. Ja võib-olla on alt vedanud keegi päris lähedane inimene, ütleme nii, lapsevanem näiteks on ju, su ema või isa või vend või õde või vanaema või õpetaja või lähim sõber on ju, sa oled kaotanud mingi hea sõbra lihtsalt ja sa isegi ei tea, mikspärast sa oled ta kaotanud. on ju, sul, kõnetab see sind kunagi, jah? ja nüüd saab välja testida, mikspärast, jah. nii et igasuguse jah, ja kui sa tervendad need haavad, tunned end kergemana ja vabamana. nii. Järgmine on siis igasugused piiravad uskumused, ehk siis need piiravad uskumused ja nüüd on vaja siis muuta, et kõik, mis ma siin esimeses punktis rääkisin, ma ei ole piisav, ma ei ole väärtuslik, ma ei ole armastusväärne, mida kõik ma ei ole, on ju, jah, mida sa võid uskuda, on ju, jah, mina enam õnneks ei usu, aga uskusin väga kaua, mitukümmend aastat uskusin neid uskumusi, tean väga hästi, on ju. nii on, just muidugi, jaa. Ja kui sa oled tuvastanud siis need piiravad uskumused, siis on vaja nad siis asendada, on ju, ehk siis me peame asendama nad toetavate ja positiivsete uskumustega. nii et see on ka stardipunktis on mul eraldi moodul, mine vaata, on ju, seal on eraldi moodul, et kuidas seda teha. ja näiteks, kui sa usud, et ma ei ole piisavalt hea, siis näiteks väga hea mõte enamus inimestel on asendada see näiteks mõttega, ma olen väärtuslik ja võimeline saavutama kõike, mida ma soovin. Ja see protsess võib võtta aega ja võibki nõuda seda teadlikku praktikat, kuid see on hädavajalik, et luua uus ja toetav mõtteviis. Kui sa seda ei tee, siis see mõte on täpselt nii, et see ongi programm, mis jookseb kogu aeg, on ju. See programm ei lõppe, ei saa kunagi lõppeda, enne kui see on lõpetatud, on ju. Nii et see programm on nagu arvuti, on ju, et me peame panema kogu aeg tuleb mul arvutile, et kuule, kas sa tahad uut Zoomi tarkvara uuendust, on ju. Muidugi tahan, sest see on uued seaded, uued võimalused, on ju, jah. muidugi tahan, on ju, aga kui sina ei uuenda oma tarkvara, on ju, siis sa lihtsalt jääd asjast maha, on ju, jah. nii et väike reklaamiminut, täna on meil chatGPT koolitus, nii et kui sa chatGPT-d ei kasuta, siis sa oled juba praegu maha jäänud. nii et see on ainult 12 eurot, nii et www.heidiblumberg.ee/chat on siis see koolituse link. nii et mine vaata, äkki tahad tulla, saad ka korduse koos, 12 eurot ainult, jah. nii et tarkvara uuendust on alati vaja siis teha, jah. 4. samm, nii et kui sa kirjutad neid ülesse, siis ütle mulle ja ma tean, et te paljud kirjutate, jah. nii et tugevda oma emotsionaalset intelligentsust. Ja mis asi see emotsionaalne intelligentsus on, seda räägitakse söögi alla, söögi peale, Äripäev teeb koolitusi, ma ei tea, sadu eurosid maksab, kuidas olla emotsionaalne intelligentne. väga paljud te olete ju, empaatid ongi väga siis empaatilised inimesed, on ju, ongi see emotsionaalne intelligentsus, on ju, jah. ja mida siis teha, on siis emotsionaalne intelligentsus aitab sul paremini mõista ja juhtida oma tundeid, eks ole, nii et kui sa oled ülitundlik empaat, see tähendab seda, et kui sa ära õpid, see on nagu ainult sisselülitamine, kuidas neid asju tööle panna. ja kui sa õpid oma emotsioone aktsepteerima ja nendega töötama, mitte nende vastu võitlema, muutub see sisemine tasakaal siis tugevamaks. jah, nii et pane mulle like siia, kui sa oled minuga nõus ja ütle ja, jah. nii et see võib sul ka paremini toime tulla, see aitab sul ka paremini tulla toime siis väliste väljakutsetega, on ju. et kui sa oled ikkagi oskad oma emotsioone juhtida, siis tegelikult sa ei lähe sinna ajupoolkerasse, mis on, et fight up'i, mis lõvi tuleb, on ju, hirmus päev, on ju. et sa suudad ratsionaalselt mõelda seda asja praegu, et okei, et praegu lõvi tuleb, et mis ma siis teen, on ju. mis on hea plaan, et lõvi tuleb, on ju. nii et see on väga oluline asi ja siis tugevdada oma emotsionaalset intelligentsust. 5. samm on optimeeri oma keskkond. nii et vaata üle siis, kas sinu keskkond toetab sinu eesmärke, jah. mida see omakorda tähendab, on siis, kas sinu ümber on inimesed, kes sind inspireerivad ja motiveerivad või on seal inimesi, kes sind tagasi hoiavad
võimalikum ümbritsenud toetavate positiivsete inimestega ning loo keskkond, mis siis tõesti soodustab sinu kasvu. Inimesed, kes ei vingu, on ju, kes ei räägi mingitest probleemidest kogu aeg, on ju, ehk siis nad ei fokusseeri kogu aeg sellele jamale, on ju, oled sa nõus minuga? See on väga väsitav, kui kogu aeg inimesed räägivad, see tegi halvasti, on ju, on ju. Ja seda tuleb ühiskonnast väga palju, mul isegi Helena on alles 4. klass ja ta vahepeal tuleb koju ja selline kitupunn, et annaga olla, on ju, on ju. Ja siis ma ütlengi, et kuule, et mis teil seal koolis toimub, on ju, sihukene klats käib, on ju, siis ma ütlen, et kuule, see ei ole nagu okei, et mis sa teed, et me sellest ei räägi, räägime hoopis teistest asjadest, on ju. jah, ja sa saad niimoodi oma mõtteid väga ilusti juhtida. Nii et see optimeerima keskkond tähendab ka seda, et kui sa tahad tööd teha, tee oma töölaud tühjaks, on ju. Tee puhtaks, on ju. On ju. Kui sa tahad midagi teha, siis loo enda keskkond selleks toetavaks, noh. Mina näiteks teen täna laivi, näed, mu naistepäevalilled on siin taga ja Fortütsia mul aiast ja pajukiisud ja need pajukiisud ei ole küll aiast, aga käisime Emajõe luhal jalutamas, nii et Emajõe luhal on juba pajukiisud Tartus. Ja 6. samm on siis tee siis neid väga teadlikke samme oma eesmärkide suunas. Kui sa oled oma nendest blokeeringutest teadlik ja oled hakanud nendega tegelema, on oluline astuda siis konkreetseid samme oma eesmärkide suunas. jah, nii et noh, ma rääkisin praegu mõtted, tunded ja teod, on ju. tõesti, sa pead hakkama neid tegusid tegema, on ju. Inimesed nagu mõtlevad nagu, nii palju inimesed mõtlevad, aga tegutsemine on võti, on ju. oled nõus minuga? isegi väiksed sammud võivad viia suurte muutusteni, kui sa oled järjepidev ja pühendunud oma eesmärkidele. nii et mis asi on see committed? ma olen justkui committed ma olen kinni mingi asjaga, ma olen committed näiteks oma abielule, näiteks oma abikaasaga, Levisega, on ju. ma olen tõesti committed, ehk siis ma teen nagu iga päev parima, et ma oleksin temale huvitav kaaslane. ma oleksin talle nagu põnev, ma ei oleks talle koorem, vaid ma oleks midagi, mis tõstab teda üles. on ju, ma olen committed oma abielule. ma olen committed oma lastele, on ju, ma olen pühendunud oma lastele. ma teen iga päev maksimaalselt pingutusi, et tagada nendel tulevikus edukas elu, on ju. ma teen seda, ma tõusen hommikuti varem, ma teen mingeid asju, on ju, mida võib-olla ma hea meelega võib-olla magaks kella 10-ni, nii nagu ma laupäev, pühapäev magan, on ju. aga ma koolipäevadel ma olen committed sellele, et nad saaks koolis hästi hakkama. on ju, see on pühendumine. ma olen pühendunud oma ettevõttele, on ju. ma olen pühendunud oma klientidele, on ju. nii et need asjad ongi, millele sa pühendud, on ju, sa pühendud võib-olla iseendale, oma tervisele, oma kehakaalule, oma aiale, pühendun aiale, on ju, ma siin juba riisusin oma aia ära, on ju. on ju, et pühendun mingitele asjadele, pühendun oma lemmikloomale, oma koerale, kassile, on ju. ma olen hea perenaine, on ju, ma jalutan oma koeraga regulaarselt, on ju, ma annan talle süüa, vaatan, et tal on juua, on ju. ja see pühendumist ma aitan ju ka, kui need on lemmikloomad mul kodus, on ju. mu lapsed ka ju pühenduvad nendele, on ju, neil on oma kohustused, on ju, mida nad teevad, on ju, lemmikloomadega, on ju, või mingite muude asjadega, on ju. et see õpetab neil olla kohusetundel ja pühendunud, kui nad tulevikus lähevad oma elu peale või suhtesse või tööle või loovad oma ettevõtte, on ju. on ju, et selles mõttes, et kõik see taga on nagu milleski vajalik, on ju, suures pildis, on ju. ja seda suurt pilti hakkab inimene nägema kuskil 25-aastaselt, kui tal on juba aju kõik keskused välja arenenud ja töös, on ju. nii et sa ei saa loota, et su laps, teismeline või su noor, on ju, võib-olla 18 ongi see täisiga, aga aju ju küpseb. kuula mu podcast'i episoodi Tauri Tallermaga, on ju, mine kuula, Heidi Blomberg-Kalkris podcast on need podcast'id, on ju. ta räägib sellest, tal on mitmeid aju ja mäluraamatuid välja antud ja ta on mälumeister ja kiirlugemise õpetaja ja ta räägib, kuidas aju areneb, on ju, see on väga huvitav episood sul just, et saada aru, kuidas sa ise nagu oled küpsenud ja kuidas su lapsed töötavad, on ju. nii et see on väga oluline. nii et on vaja olla siis isegi väiksed sammud, tõesti, ma ütlen veel üle, need järjepidevus, on ju. järjepidevus, sa teed neid väikseid samme
Need ei pruugi võtta väga palju aega, väike samm võtab mul aega võib-olla 1 minuti. Jah, ja ma teen päeva jooksul päris erinevaid väikseid samme, on ju, kuni selleni ma võin prügikasti jõua, on ju. Jah, väiksed sammud ei võta palju aega, on ju, täiesti tehtav, ma teen selle asja ära, on ju. Nii et samas viib ta suurte muudatusteni, on ju, et kui ma üldse prügikasti ei viitsiks välja viia, siis ma oleks prügiuputus, on ju. Jah, oled nõus minuga? Nii et samamoodi on kui su energiaga, et kas sa regulaarselt teed trenni, justkui puhastab energiat, energiasessioone, energiapuhastusi, enesearengut, jälle arened, teed mingeid asju ja võib-olla sa ei teagi, et neid asju on vaja teha, nii et www.stardi.ee 14 € kuus on ju. võid tulla üheks kuuks ka, canceldad ise sealt keskkonnast ära, ei lähe maksed edasi, on ju. nii, näiteks kui sa soovid manifesteerida rohkem küllust oma ellu, siis alusta väikeste tegevustega, mis loovad selleks ruumi. Olgu selleks siis, ma ei tea, mis iganes eelarve koostamine, uute võimaluste otsimine või lihtsalt tänulikkuse praktiseerimine selle eest, mis sul juba on ju. Nii et anna mulle teada, mis sind kõnetab sind praegu, on sul küsimusi, jah, kui sa siin otse laivis oled, siis küsi julgelt, ma vastan kõikidele 100% kõikidele küsimustele lõpus. 7. punkt, tööta koos coach'iga, mentoriga. jah, nii et mõnikord on raske oma blokeeringuid ja piiravaid uskumusi ise märgata või nendega toime tulla, nii et sul peab olema keegi coach, kes on sul enda puhul selle asja korda saanud. nii et väga õige on töötada inimesega, kes tegelikult ise elab oma elu nii, nagu ta sulle õpetab. on ju, ära vali endale coach'i, kellest sa ise on hädas. ära vali endale mentorit, kes ise on kurgumulguni jamas. on ju, ära tee seda, see energeetiliselt on nakkav, see on ohtlik. jah, see on väga ohtlik. Ja coach või mentor, tervendaja saab siis aidata sul siis tuvastada. Miks ma ütlen, et coach, mentor, tervendaja? Sellepärast, et tegelikult coach'id, arstid ja mentorid on kõik tervendajad, on ju. jah, nad on kõik tervendajad. Tervendus ei ole midagi sellist, mida keegi teeb sinuga. Tervendus on see, kui keegi aitab sinul käivitada oma keha ise tervenemise võime. on ju. nii et kui sa tuled minu isetervendamise sessioonidele, kui sa soovid tulla tervendussessioonile, mis on nüüd märtsis toimumas või aprillis või millal me teeme, siis kindlasti mu uudiskirjas ma jagan seda infot ja meil on juba sellel nädalal on ka esimesed tasuta tervendussessioonid, et kommenteeri tervendust siia, siis ma saadan selle lingi sulle. jah, nii et need on ka siis sellises kinnises grupis. ma väga palju neid ei promo, ma mingeid ad'e ei jooksuta midagi, sellepärast et mul on Zoom'is ainult 100 inimest mahub sisse, on ju. nii et ma annan 3 erinevat aega, kuna siin grupis on 7200 inimest praegusel hetkel, kes seda kuulavad, see laivi. et kes ees see mees on ju, lihtsalt need ajad lähevad täis ja siis enam ei tööta see vorm, on ju. nii et anna mulle teada, kui sa soovid. nii et oluline on siis kasutada igasuguseid selliseid võimsaid meetodeid, mida on tõesti täiesti teaduslikult tõestatud, see meetod töötab. mida mina kasutan oma klientidega, kõik meetodid, mida ma kasutan, on tõenduspõhised. jah, et aidata neil vabastada sügavaid blokeeringuid ja liikuda edasi kerguse ja kindlusega. okei, aga mis siis juhtub, kui sa eemaldad ja vabastadki need blokeeringud, inimesed küsivad, et mis siis saab, on ju, mis siis saab, kui ma tõesti vabastan. kui sa eemaldad need energeetilised blokeeringud, millest me just äsja rääkisime, mis sind tagasi hoiavad, siis hakkavad need asjad sinu elus muutuma. seal ei ole mingit teist viisi. ütle mulle ja, kui sa saad aru, et kui sa muudad asju, siis asjad muutuvad, on ju. nii et sa tunned end kergemana, enesekindlamana, rohkem ühenduses oma tõelise potentsiaaliga, kes sa tegelikult ise oled, on ju. me kõik oleme väga erinevad, on ju. sinu human design on väga erinev, on ju. sinu sünnikaart on erinev, kõik sinu pagas on erinev, on ju. sa oled täielik kullaauk, on ju. ja sa hakkad märkama võimalusi, mida sa varem ei näinud. jah. ja sinu tegevused muutuvad siis sihipärasemaks ja tõhusamaks ja sul tulevad uued võimalused, jah. ja manifesteerimine muutub lihtsamaks, kui sa oled kooskõlas oma sisemiste soovide ja eesmärkidega. see on fakt, on ju. kui ma tean, mida ma
tahan, ma mõtlen, ma tunnen hästi, ma lähen jooksma, onju, mina lähen varsti jooksma õue, onju. ma lähen jooksma, mulle teeb see lihtsalt nii palju head meelt, onju, aga aastaid ma ei armastanud jooksmist. selle ma tegin alles korda hiljaaegu muide, jah, veebruari alguses, jah. juhtus lihtsalt midagi, mis pani mind jooksu armastama. jah, see ma võin teinekord jagada, jah. nii et igasugune elu kergeb voolamine, voolab kergemini, sinu unistused hakkavad realiseeruma, inimesed hakkavad muutuma, suhted hakkavad muutuma, kõik läheb nii ilusaks ja kergeks, jah. ja see on nagu jalgade, sa võtad justkui jala ära pidurilt, onju. ja kui sa tunned, et kogu aeg sõidad ja jalg on nagu piduril, onju, siduriklotsid lähevad läbi, usu mind, ma tean seda autojuhina ja olen seda pattu teinud, onju. nii et ei tohi sõita oma elus kogu aeg jalg piduril, onju. nii et ja sa pead julgema gaasi vajutada, jah, nii et sa ongi, kui sa manifesteerid nii, et sa võtad jala pidurilt ära ja sa paned gaasi põhja ja liigud edasi siis suurema kerguse ja kindlusega. nii et kui sa tunned nüüd pärast seda laivi siin, et sa tahad oma blokeeringuid vabastada ja oma elu järgmisele tasemele viia, siis küsi endalt, mis on see üks asi, mis mind kõige rohkem tagasi hoiab. ja kui sa soovid, siis võime seda koos uurida, kuidas neid takistusi ületada ja luua elu, mida sa tõeliselt väärid. nii et ma pakun erasessiooni aegu. nii et sul on võimalik tulla minuga erasessioonile, 60 minutit on 100 eurot ja Zoomi vahendusel või Tartus meie koolituskeskuses. kui sa soovid, kirjuta mulle, jah. ja teine asi, sa võid tulla tasuta siis minu sünnipäeva puhul taas nüüd tasuta energia tervendussessioonile. sa ei pea seal sõna võtma, sest tegelikult inimesed, kes on modellid, kes tahavad sõna võtta, tunnevad seda push'i, et ma tahan oma teemat tervendada, teevad see töö juba, noh, see tervendus mõjub kõikidele, kes ennast kirja panevad. nii et kirjuta mulle siia alla tervendus ja siis ma jagan sulle linki. aitäh, et sa vaatasid ja kuulasid siin. soovin sulle imelist päeva.